see on meil 2 blendritäiest juba tulnud nii palju vahla. No, pluss vesi natukene ka. Nii paar üksikut õuna ainult. Et kui kellegi õunapressi ei ole, õunavahlapressi ei ole, siis need ise saab ka teha tegelikult. Natuke tüütum, väiksemates kogustes, aga täitsa võimalik. Jah, niimoodi marliriidega. Ei ole vaja mingid kallid abivahendeid. Ja praegu saime põhimõtteliselt tervest sellest kausist saime ühe suurema pudeli, siis 2 väiksema pudelit 500-600 milliliitrina. Need tahame viia supervisorile ja siis ülemusele ja see on endale joomiseks. Aga kuna me saame õunu nii palju, siis ja materjal on olemas, nii et saame veel teha. Nüüd on Hannesel käes aeg, kus teha kooki. Ta hakkab tegema õunakooki. Ma siin tunnen, et see vlog tuleb õunad. õunad, jah. Vabandust, aga meie elu käibki ainult õunate ümber. Hetkel. Tuleb siis üks õunakoogikene, mis siia sisse läheb. Kaneeli. Sellist maitsestamata jogurtit. Mune. Küpsetuspulbrik. Soodat. Vanilja ekstrakti, ma ei tea, meil on mingi essents, me peame seda essentsi. Ja kreeka vähkreid ja jahu. Ja õunad loomulikult. Ossa, keegi on juba teinud pikleteid siin. Nii, siin harrastatakse alepõllundust. Et kui vili on korjatud, siis pannakse põld põlema ja siis see tekitab väetis sinna ehk siis tuhka. Siin pandi põlema ja siis see mühiseb nii jõhkrat, et seal on nagu veoauto sõidaks mööda teed. Et siin on nagu müristaks. Et see on tulehääl tegelikult. Nii, ja praegu tegeleme siis võrkude mahavõtmisega. Selline aparaat on. Peame kõigepealt võrgud lahti tegema alt. Siis köie sööma võrgu ümber, tõmbame teiselt poolt üle, et ta läksid selle agregaatide vahelt läbi ilusti ja siis jookseb siia peale. Ja pärast tõmbame kile peale ja siis on tehtud. Kell on kohe 7 saamas ja tavaliselt me juba selle ajal oleme tööl. Aga täna, kuna päike tõuseb aina hiljem, siis boss ütles, et alustame 7:30 ja 10 minuti pärast, kell on 6:50, 10 minuti pärast hakkamegi siis tööle sõitma. Nii et algab uus nädal tööl. Nii.
siin. Jah. Tõmbab läbi viima. Jaa. Täna on teisipäeva hommik ja kell on varsti 7 saamas ja me hakkame varsti jälle tööle minema. Aga ma mõtlesin, me pole väga rääkinud, õigemini ma arvan, mul ei olegi olnud nagu väga rääkida eelmistes tööloogides, et miks see töö nagu lahe on või nagu miks me oleme selle töö juurde jäänud. Esiteks, kuna me oleme Eestis, töötame oma ajudega peamiselt, selles suhtes me treenerina ma ikkagi liigun, aga minu töö nagu põhiosa on ikkagi see, mis mu ajus on, mida ma olen õppinud ja füsioterapeut on täpselt samamoodi. Ja kes ei teadnud, siis peale ajuga töötamist või ma ei tea, meie vähemalt Annesiga tunneme niimoodi, et kui me tuleme õhtul töölt koju, füsioterapeudina töötades eriti ma tunnen seda, et siis ma olen täiesti väsinud. Ma arvan, et see on okei, sellepärast et tööd ma ise väga naudin, aga lihtsalt, et sul on aju energiat on täiesti null ja siis ei jaksagi enam midagi mõelda, sul ei ole mingid nagu plahvatavaid ideid ei tule, kuna sa oled väsinud. Ja nagu see on ülilahe, sellepärast et siin me töötame vastupidi just kehaga, me teeme sellist lihttööd ja aju väga palju kasutama ei pea. Ehk see nagu väga meeldib. Ja nüüd, kuna meil hakkas harvest, siis on väga palju erinevatest riikidest inimesi kohal. Et väga suur üllatus, meil on üks soomlane ja ta on ka füsioterapeut. Ehk siis see oli hästi tore nagu selline samastumine. Siis meil on päris palju prantslasi ja paar sakslast. Ehk siis eurooplased koos. Ja lisaks on siis veel viimast nädalat meil tööl veel üks brasiillane, kes on meiega päris pikalt töötanud. Ta alates meie sinna minekus, kui me neid õunapuid siis harvendasime, siis tema töötas ka meiega koos, ta tuli uuesti tagasi, vahepeal ta läks minema. Ta töötas vist üks päev mingi kirssides, nagu korjas kirsse, siis ta tuli tagasi meile õunaaeda, et seal talle väga ei meeldinud, nii et see annab ka nagu kindlustus sellest, et meil on täiega vedanud oma töökohaga. Keeran alla küljeklaasi, süütan rumba, annan gaasi ma. Sõit võib alata, välja velin püksi viigi, maha jäävad sood ja tiigid aida. Näges Maarjamaa, no vot, sõidust ees on kopp, lõhnab nailon sopp, silma all on kott, krampis lõualott, tuuleklaasil sopp, peas on võidund lopp, raadiost Läti popp. No vot, sõidust ees on kopp, lõhnab nailon sopp, silme all on kott ja krampis lõualott, tuuleklaasil sopp, peas on võidund lopp ja raadiost Läti popp. Pikem peatus Poola piiril, piirivalvur sisse hiilib, žlott, tollisimed teeb, Elu käib siin, autosid on palju ja inimesi ka. on oma saadud, raha läinud ja koorem kadunud mind, ootab
tänane teisipäevane tööpäev on tehtud meil. Oli jälle väga meeldiv selles suhtes, et saad rääkida uute inimestega. Ja ma unustasin hommikul mainida, et meil on ka üks austraallane. Ja naljakas on see, et täna küsisingi sealt Soome kutit ja siis küsisin sealt austraalaselt, et noh, kodus saate rohkem raha või? Siis on mingi ja ehk siis jälle üks selline märguanne või nagu vihje teile, et Uus-Meremaa ei ole raha tegemise riik. Uus-Meremaal sa teenid raha selle jaoks, et edasi reisida. Heal juhul, kui sa tubli, sa saad panna raha kõrvale natukene ja raha saab panna kõrvale nii palju, et sa saaksid liikuda edasi järgmisse riiki, näiteks koju tulla, nii et ei soovita, kui tahad raha teenida. Vaadata pärast ja reisimise jaoks ja väga soovitan. Aga jah, praegu mõtlesime, et kuna me trenni ei jõua hetkel see nädal sellepärast, et meie posta me kauem töötaksime, siis me mõtlesime, et me jooksma või jalutama, kuna mu jalad ja põlved on veits valusad sest seismisest nii pikalt, siis mõtlesime lihtsalt jalutama, et nagu natukenegi see harjumus sees hoida, meil on trenni harjumus. Jõusaalipaketi me kahjuks tühistasime täpselt eelmine nädal ära, siis me arvasime, et me ei jõua käia enam jõusaalis. Kui me üritame veel crossis ka käia, siis me arvasime, et saame nii paindlikud ikka olla, et me jõuame crossi. Aga tuleb välja, et me ei jõua crossi, nii et siin me oleme, teeme lihtsalt aeroobset. Nii, päris tööpäev sai läbi 9,5 tundi täna tööaega ja siis mõtlesime, et teeme natukene veel peale, teeme kottidega ja redelitega. Me teeme siis, põhimõtteliselt meil on nagu tunnipalk ja siis saab ka teha seda, mis ongi nüüd boksi või kasti palgaga. Ja siis me ütlesime, et davai, et meil aitab tunnipalgast täna ja me nüüd proovime siis boksi kastiga teha, boksi selle või kasti maksuga üritame teha endal natuke palka suuremaks. Ja korjame siis natukene kottidega. Niimoodi see välja näeb, selline kottilus seljas ja nagu rase naine siin. Või paks mees. Tegime ülemusega väikse sööma ja panime plaanid paika, et lähme sinna Mount Sumnersi otsa ronima. Ja nüüd viime õunad ära, pimedani välja töötame. Aga ei, meil on ikka lahe ülemus. Kell on 8:30 õhtul ja me tegime täna ekstra veel tööl. Ja siis boss oli mingi, et kas te tahate süüa äkki, et ma lähen praegu võtan endale nagu õhtuks süüa, võtan endale tai toitu. Ta tuleb, igatahes, et ta tuleb, et ta läheb, võtab tai toitu ja siis, et kas me soovime ka, et kas meile meeldib spicy või missugust toitu me tahame. Ja siis tõi meile ka süüa ja sõime mingi väljas ja räägime juttu, täiega tore, nii äge nagu. Ja siis ütleb, et ma võtan teid kuhugile nagu reisile kaasa, et kui meil saavad need õunapuud nagu ära lõigatud, et siis ta võtab meid kaasa ja lähme teeme mingi paaripäevase mingi tripi ja mingi lähme kala püüdmele, mingi mäge otsa või noh, tema ütles, et külgast otsa põhimõtteliselt. Lihtsalt teeme mingi haikimist. Üliäge. Nagu sellepärast me olemegi siin firmas nii kaua töötanud. No nii, käes on pühapäeva hommik, pikk töönädal on selja taga. Aga täna lähme nende ülemusega siis Mount Sumneri otsa ronima. Peaks olema 1688 meetrit kõrge, aga sealt jalamilt on siis 1200 meetrit on seda tõusu. Et tuleb päris korralik matk, et üles töötas, et võib sükse 3,5 tunniga arvestada, et vaatame, ronime oma esimese mäe ka siin Uus-Meremaal ära. Asusimegi teele ja me lähme kõigepealt siis sinna, kuhu me töötame, saame seal bossiga kokku ja siis me lähme koos
väikese pausi, võtame mingi snäkke, ma ei tea, kas ta tahab meile mingi snäkke osta või me kõik võtame lihtsalt, käime kuskilt läbi ja võtame, mis me soovime. Eks näha ole, mõlema pidi soovib meile ja siis lähmegi, hakkame mäe poole sõitma. Nii äge. Nii käisime, võtsime natuke süüa ka endale kaasa. Siin on mingi võikud. Võtsime samasugused võikud Annesega. Ja kõige olulisem. Oi, see on natukene kondentsi siia saanud, aga crispy cream Biscoffi eri. See on kõige olulisem. Oleme teel mäe poole jätkuvalt ja hetkel see vaateväli on päris udune, et ei ole väga suuri lootuseid midagi näha. Aga eks näha ole. Isegi ees olevat autot on raske näha, eks meie ülemust, keda me jälitame, kes meid õigesse kohta viib. Okei, nüüd juba näeb mägesid ka. Aga täpselt ei tea, missuguse otsa me lähme. Ja on neil juba suu matsu. Esimest saia söödud. No nii, hakkame minema. So just when you're coming through, don't grab the trees to pull yourself up. Yeah, we're not going to see them going this way. Yeah, that'll do the job. Yeah, sometimes we need to reset. But no pressure, like we don't have to do it all today. Like, So like how steep is that? Like quite a bit steeper than what we've been doing here. yeah. But it's more on there, guys. You right? Sellest pilvest me sõitsime läbi autoga, aknad olid märjad. Nüüd oleme siin esimesel vahepeatusel. Tuju on praegu väga hea, väga mõnus on üles minna, matkata ja siis sinna tippu ronima. Me oleme kõigepealt sinna, alla ja sinna ülesse. Animal on that shingle there. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Ja tipus jalaga doonutsid, muidu sulad ära, nii et aeg doonutsi pausiks. Kes teab mind, siis ma armastan Biscoffi. See on tipp alles. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I
hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. No nii, ja jõudsimegi peale 3 tundi ja 45 minutit. Jõudsime siia tippu ära. See on päris tuuline, aga siin vaated on ikka väga ägedad. Kuskil 1200 meetrit tõusu. Et ei olnud ausalt öeldes nagu väga raske. Kuigi jalad veits lõpus andsid tunda, aga muidu päris hea. Crystal things from the volcano erupting here, and then up some of these gullies up in here you can find like crystal things, not valuable ones, but just There's those thinking more, less is more. But if Nii Ave, kuidas on emotsioonid? Jalad on natukene väsinud, mitte midagi väga hullu. Ja oleme rajal olnud üle 6 tunni koos pausidega. Väga mõnus. Ja selline pühapäevane activity. Just põhimõtteliselt terve tööpäeva oleme siin mäge roninud. Aga väga mõnus, väga mõnus. Ja Mait tõi meid enda salajasse kohta, kuhu ta hüppab iga kord peale enda mäkke jooksmist. Hüppab siia vette, väga mõnus koht. Käisime ka, tegime väikse ujumise siin. Super mõnus, super hea lõpp sellele matkale. Väga kuum. Aurab lausa. Aga väga mõnus. Meil oli täna kõigest 5 tunni päev, sellepärast et hommikul sadas vihma. Ja siis boss küll pakkus võimalust, et me võime veel tööd teha, aga kuna me eile käisime matkamas, siis me otsustasime, et ma ei tea, lihtsalt ei jaksa nii väga täna. Ja nüüd me tulime koju spaasse. See on meie teine kord spaas. Nagu näha, siis kergelt põlenud, ilus tondid.